Janne, ole hea, räägi meile, mis tänasel päeval siia Anija mõisa inimesi kõige rohkem ligi meelitab? Eks Anija mõis on ju kogu aeg meelitanud siia inimese oma auraga, oma mõnusa atmosfääriga ja loomulikult ka see, et me oleme nüüd taas avatud. Et kui me läheme nüüd Anija mõisa, Härrastemajja, siis Lauri ära oota, et siin ees ootab klatsitud mõis ja sametkangad, et see on mõnus ja rahulik maamõis. Lähme külla. Lähme, väga põnev on. Janne, me oleme nüüd siin Anija mõisa Härrastemajas ja siin on tõesti tunda ajaloo lõhna, et kui vana see hoone nüüd siin täpsemalt on? See hoone on valminud 1802. aastal. Siia püsinäitusele võivad ju kõik tulla, kes tahavad ennast Eesti mõisa looga kurssi viia, aga mulle tundub, et see atmosfäär ja kõik need ruumid on ka väga inspireerivad ja siin saaks ka hästi ideid koguda. Sobib see koht ka koosolekute pidamiseks? Ja Lauri, et sul on väga õigus, et selle ruumi olemegi just siin loonud selleks, et kui sul on hea partner, kellega sa tahad omaette olla, rääkida, siis see ruum on väga inspireeriv, et kindlasti olid ka mõisa ajal selles ruumis suured nõupidamised ja läbirääkimised. Need nõupidamised lõppevad alati siin positiivselt. Et see ruum on alati avatud koosolekuteks. Mida sellist siin Härrastemajas veel on, mis võib-olla eristab seda Anija mõisa teistest mõisatest siin Eestimaal? Mis siin mõisas on eriskummaline, on see, et on jäetud väga palju vana. Et kui te vaatate neid põrandaid siin, siis need on kõik jalajälgi täis. Ja kui sa siin kõnnid, siis sa tunned seda, kui palju on siin inimesi käinud. Mis on siin veel teistmoodi, on meie radiaatorid. Radiaatoreid selliseid ei ole Eestis olema. Ja nende radiaatoritel on tegelikult väga põnevat kirjas. Meil on Juhan Maiste kirjutamas raamatut Anija mõisast, Aadel ja talupoeg, siis radikat kaunistavad tema tsitaadid. Janne, mul hakkas praegu kõht korisema sellepärast, et siin on nii head supilõhna ja toidulõhna, siin ahjukartulit. On see päris? Jaa, et kui sa katsud tooli, siis sa tunned, et tool on ka soe. Et tegelikult just äsja siit mõisapere lahkus söögilauast ja sa näed täpselt, kuidas siis mõisa ajal söödi. Et kui sa tunned, tõstad ka tirina ja tunned supilõhna, siis see ongi päris. Ja tõesti lõhnab supi järele praegu see. Mida siin selles ruumis on nüüd päris vanast ajast originaalist säilinud? See ruum on meil väga unikaalne oma põranda poolest, oma olemuse poolest, et mõisa ajal oligi siin söögituba. Et need kapid ilmestavad seda, kuidas hoitigi nõusid ja kui te näete selle kappide taga tapeeti, siis see tapeet on pandud seina 1880. aastal. Ja restaureerimiskäigus see küll võeti maha, kohendati, parandati ja tänaseks on ta saanud meie seina tagasi, et ka ma väga palju ei tea neid kohti, kus on nii vana tapeet seinas. Ma märkasin, et seal selle ruumi teises pooles on nagu sellised lohud kuidagi nagu sisse kulunud põrandale või mis lugu sellega täpsemalt on? Ja seal kapi ees, kui sa näed, üks kapp on ühtemoodi, teine kapi üks teistmoodi, siis tegelikult selle ühe kapi poole peal oli salakäik, ehk et sealt käis teenija. Teenija ju ometigi mõisarahvaga ühest uksest ei võinud käia ja kuna siin oli söögilaud, siis teenija ootaski rahulikult seal oma ukse ees, kuna mõisapere siis soovib sööki. Et kui sa nüüd lähed ja tunnetad, siis sa tunnetadki reaalselt neid jalajälgi ja see toob külmavärina nahale. Usu mind.
15. sajandil päris alguses elas ja toimetas siin selline mees, kes oli rüütel, kelle nimeks Hermann Seego, et kas see on nüüd tema tuba? Me võime seda ju arvata. Me võime arvata siin erinevaid tubasid, kes kus elas, magas, kõndis ja sõi. Et tegelikult see tuba on mõisahärra tuba ja see on kogu selle näituse üks väga oluliseid kohti, mis tegelikult, millest me arvame teadmat, aga ei tea. Et oligi 19. sajandil, kui riigistati mõisad ja palju mõisu põles, siis siin toas saate teada, milline toimus mäss akna taga, et samamoodi on need tegelaskujud, kes toovad siit seda heli meile kõrvu ja need ongi need tegelased, kes räägivad sulle seda mõisate ajalugu. Minul on siin kõrtsmik Gustav, kes sul seal on? Minul on mõisapreili Anna. Anna Edvik, jah? Ja neil on kõigil oma lugu sulle rääkida. Kuidas ma nad rääkima saan, et siin ma näen, et on sarnased sümbolid, mis ka seintel on? Ja, see tulebki panna vastu, siis iga infostend, kas siis sulle räägib, saad lugeda või ka küsimustele vastata, et see ei ole ühesugune terves härrastemajas, vaid iga stend on erinev, põnev ja huvitav. Kuidas lapsed vanasti elasid? Mis mänge mängisid? Mis neil mänguasjad olid? No, me võime arvata, me täpselt ei tea, et küll nad mängisid ikkagi nukkude ja autodega, aga ma ütlen sulle, Lauri, seda, et siin on väga palju ka lastele põnevat tegevust, et see laud siin annab õpetlikku mängimist, et sa saad teada, kuidas söövad koduloomad või kuidas saab leiba teha ja see on väga põnev ka naabrile leivakotti viskamiseks, et saab mõisa ehitada, et see pole ainult see tuba, vaid erinevates tubades on lastele palju tegevusi. See siin on just lastetuba, aga läbi mõisa on lastel siin ka väga põnev olla ja nad saavad samamoodi tunda ja olla nagu mõisalapsed, et mis siin tehti ja mida sai teha. Annab siin kellelegi läbi ka rääkida, et kui ütleme, emmed-issid tahavad vaadata nagu oma pilguga seda hoonet siin ja kogu kompleksi, et keegi tegeleks nende võsukestega samal ajal. Jaa, et meil on tegelikult loomisel käsitöökamber, mis asub meie keldris ja seal on väga tublid naisterahvad, kes on mõelnud välja ka tegevusi lastele, et seal on töötuba ja töötoas saab meisterdada, saab voltida, voolida, mida iganes, et ema, isa saavad tulla rahulikult kontserdile ja jätta oma võsukese siis meie hoolde. Ja meie loomulikult ei jäta teda niisama, vaid kasutame aega kasulikult, õpetame ja hoiame ja ellitame. Nagu ma aru saan, siis teie kõige laisemad töölised tulevad tööajas siia põõnama, eks ole? Tegelikult magab siin üks mõisahärra ja me peame üpris vaikselt rääkima. Las tema magab, las ta olla, ta on kõva unega, tal võib-olla oli öö üleval ja väga raske, et las ta magab, jaa. Nagu me teame, siis vanas mõisahoones kummitab ja loomulikult on ju kapis ka luukerep peidus, eks? No, mis härra meil muidu ikka öösel magab, eks ta käib, siis räägib oma lugusid, et ka meie kapist võib tulla luukeresid, et kas sa julged vaadata, Lauri? No kuna väljas on veel valge, siis korraks julgen, vaatame korraks. Oligi. Mis lugu selle luukerega on? Siit tegelikult tulevadki välja kummitused, et siin kapis elab kummitus, luukere, aga seda peab tulema juba kõike vaatama. Mis siin ruumis veel sellist ajaloolist on, mis on säilinud? Nagu ma ütlesin, on meil igal pool põrandad
mis ongi väga iseloomulik siis sellele mõisale. Teine korrus sai küll kannatada sõja ajal pommitamise käigus, aga nagu ma ütlen, on siin see mõnus atmosfäär ja mõnus olemine, mis viib meid natukene mõisamaailma. Ütleme, et kui jääb pisut külmaks, saab ka ise ahju kütta. Jaa, otse loomulikult ja kuulata kaminas prõksumist. Janne, mis koht see on? Mulle tundub, et kõige ilusam koht, kõige ilusam vaade. Jaa, see ongi kõige ilusam vaade. Siin selle veranda peal ei ole ammu keegi seisnud, et mida sa siit näed, ainult puhast imet. Et siit näed kohvikut, näed teenijate majad, mis alles ootab oma aega, näeb kaunist parki, nii Inglise kui Prantsuse oma ja loomulikult Ait sündmuskeskust, et põrratu, eks ole? Räägi, kuidas sa suudad kogu seda mõisakompleksi hallata, et sul on nii palju, mille peale mõelda, et kuskilt krohv ei kukuks, et purska ei purskaks, et muru oleks niidetud, et tiik ei kasvaks kinni. See on rõõm külalistest. Rõõm külalistest paneb tegutsema, rõõm töölistest, et oleks rõõmsad, et see ongi puhas rõõm tegelikult leida neid pisiasju, mis saavad kütkestada siis meeleolu. Me oleme siin selle ilu keskel ja ma vaatan, et nii peahoone kui ka kõrval asuv aidahoone näevad nii värsked ja üles vuntsitud välja. Jaa, sul on täiesti õigus, et me oleme avanud ka Ait sündmuskeskuse, kus on väga palju erinevaid võimalusi. Et kui sa pealt vaatad, et on kaunis valge, siis sees on meil tegelikult vanad ajaloolised seinad ja vanade ajalooliste seinte taga on tegelikult väga kaasaegne tehnika. Et meil Aidas on võimalus 250 inimesel kontsertstiilis olla muusikanautijaks ja samas seminare korraldada. Et meil on juhtmevaba ja väga kaasaegne seminaritehnika, on peovõimalused, loomulikult pulmad, sünnipäevad ja me leiame ka lastele erinevaid tegevusi, et meie meeleolukad programmid Aidas ei tahagi otsa lõppeda. Meil on jääkelder, kus on vahva võlvidega ruumid, kus saab samuti teha toredaid koosolekuid, vahvaid meeleolekaid õhtuid ja teisel korrusel suur saal ka võlvidega, kus suvel, nüüd küll ainult suvel, saab teha erinevaid mõnusaid olemisi. Kuidas on lood teatrietendustega? Oi, ära küsi, sest teater on meil just käimas siin, kui Ani ja mehed Tallinnas käisid, mis on ülipopulaarseks osutanud just mõisa ajaloo osas ja loomulikult saab teatrit teha ka meil Aidas. Oot, ma kuulen, et meil on külalisi tulnud. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Oi, mis tuttavaid inimesi näha siin. Tervist, Raivo. Tervist. Lauri olen. Väga tore. See koht peaks ju väga tuttav olema, Raivo, sinu jaoks. No see koht on väga tuttav. Esiteks mul oli siin jõulude ajal kontsert ja mul on tegelikult väga vähe sellised kontserdi paiku, mis mulle jäävad meelde. Siis täna oligi selline olukord ilus ilm ja mõtlesin, et tulime Signega välja, et kuule, ma näitan sulle, mismoodi näeb välja üks taastatud Anija mõis. Super. Aga mida me ikka siin ees platsil passime, et lähme vaatame sisse, meenutame meid aegu. Raivo, millal sa esimest korda, suudad sa meenutada, millal esimest korda siin selles majas esinesid? Vot siin on nüüd 2 maja, eks. Seda ma nüüd ei suuda meenutada, millal ma siin esimest korda. See oli pikka aega remontimata, eks, aga ma mäletan seda, et ma olen aeg-ajalt mänginud selles vanas majas, ehk siis selles mõisa peamajas, teinud selliseid õduseid jubaseid kontsertiks ja vahetu ja väga väikese, aga üliarmsa publikuga, nii et me oleme täiesti nagu nendega ninapidi koos. Ja pean ütlema, et on jäänud meelde need kontsertiks, aga selle koha eelis on ka see, et siin võib väga vabalt teha kammerkontserte näiteks.
ilma mitte mingisuguse võimenduseta. Ja samal ajal saab siin teha ka kontserti, kus sa siis paned mikrid, trummid, võimendad, kõik asjad ära, nii et kuskilt nagu midagi üle ei peksa. Et see on selle koha absoluutne eelis. Kibeled tagasi siia lavale? Tegelikult ma kibelen siia tagasi sõna otseses mõttes, ma olen siit aeg-ajalt mööda sõitnud niisama ka. Lihtsalt, et ma tunnen, et selles majas on, ütleme ausalt välja, et tegelikult seinad seinteks, maja majaks, aga kui ma tunnen, et siin on inimestel selle asja suhtes väga palju armastust, see kisub tagasi. Me oleme nüüd siin Anija mõisa imekaunil pargialal ja teie, Sirje, olete Anija mõisas Virtin. Mida see täpsemalt tähendab, mis on siin tööülesanded või ametinimetus, mida kujutab endast? Anija mõisa Virtin, jah, et tegelen kõigega, eelkõige aed. Ma tulingi põhimõtteliselt siia tööle tegelikult aednikuna, aga kõik on niimoodi kasvanud. Varem töötasin administraatorina, nüüd on see töö ka juurde tulnud, ka külastusjuhi töö, giiditöö. Et Anija mõisa Virtin tegeleb põhimõtteliselt kõigega. Peab olema kõigega kursis, suur võtmekimp on kogu aeg kaasas ja jälgin, et oleks peenrad ilusti korras, lilled vaasides, laudlinad korras ja siis tervitan külalisi ja teen ka külastustuure pargis ja majas sees. Järelikult olete õige inimene, kelle käest ka uurida nüüd täpsemalt selle pargi kohta, et ma tean, et siis vasakult kätt on meist praegu Prantsuse osa ja siin üleval pool, teisel pool seda piiri Inglise osa, et mis eristab neid parke just, et see Inglise stiil ja Prantsuse stiil? Härraste maja ümbritseb siis madala haljastusega Prantsuse stiilis pargi osa ja teisele poole jääb siis, ütleme, üle 9 hektari Inglise stiilis pargi osa, kus siis kõrged puudesalud vahelduvad pargiaasadega. Mida siin pargialal veel teha saab lisaks sellele, et siin on võimalik ju ekskursioon läbi teha ja tutvustada lähemalt, mis puud, põõsad siin on? Teisel pool maja algab siis selline õpperada, meelte ja kogemuste tee, mis kulgeb siis looglevatel radadel puude ja põõsaste all ja on 2 kilomeetri pikkune ja siin me siis korraldame selliseid õpperetki lastele, täiskasvanutele, kõigile, kus me siis avastame loodust, katsume puidpõõsaid, katsume nende puutüvesid, puulehti, vaatame, kuidas kasvab, kui kaua ta umbes on kasvanud. Anija mõisapark on ka eriline selle poolest, et ta on ümbritsetud pargimüüriga, et saame siis seda järgida, kuidas park on kasvanud, kuidas ta on siia tekkinud ja kuidas ta on pidevas muutumises. Anija mõisaparki rajatud meelte ja kogemuste tee on siis mõeldud just külastamiseks erinevatele sihtgruppidele, lastest pensionäridele välja, kellele siis väga on meeldinud siin käia ringi. Siin me saame siis kogeda looduse erinevaid tahke, saame pidada pikniku, rääkida loodusest ja muidugi mõisaajast, mis vanasti mõisaajal tehti, mida toimetati, mis tööd olid mõisas. Et just need külastusprogrammid on olulised rikastamaks siis inimeste igapäevaelu, et tullagi linnast maale ja näha, kuidas toimetati vanasti mõisas ja mis tehakse siin praegu. Lisaks on ka Anija mõisapargi õpperajal sellised vahvad pesad, mis on sellised istumise ja mõtlemise ja jalapuhkamise kohad. Kui me räägime siin lindudest, linnupesadest, siis saab ka inimene tulla ja tunda ennast siin, mis tunne on olla pesas. Seega, kui te tahate imeilusat loodust ja mõnusat loodusromantikat, siis tere tulemast Anija mõisaparki. Aitäh teile, Sirje! Tere tulemast Anijale! Anija mõisakohvik lausa õhkab sellist mõnusat ajalugu ja ma ütlen päris ausalt, ma arvan, et ma ei ole kunagi üheski teises nii ajaloolises kohvikus olnud, aga toidud on siin ikka äärmiselt värskedeks. Toidud on meil jah sellised, rõhume Eesti köögile, rõhume kohalikule köögile, aga meil on ka selline väike Itaalia nips juures, et tegelikult me oleme siin köögis kõik suured Itaalia fännid ja me üritamegi neid Itaalia maitseid siduda siis selle kohaliku toorainega ja kuidagi saada sealt siis selline keskne mõnus Eesti toit välja.
aga mida Itaalia pärast siin siis võib kehakinnituseks võtta? Itaalia köögist on meil sellised asjad nagu grillitud marineeritud baklažaan, mis on Sitsiiliast, ma olen seal ühe mamma juures käinud õppimas. Siis on meil caponata, mis on meil tervitusampsuna, väikse korvikese sees tuleb külalistele. Siis on meil vitello donato a la mõisakohvik, ehk seal on väike kiuk sees ja pastad muidugi. Kuna ikkagi selle Anija mõisa esimene omanik, peremees oli sakslane, kas midagi saksa pärast ka või siis ütleme Eesti pärast? No tegelikult meie hitt, meie kohviku hitt ja suur publiku või ütleme kliendi lemmik on mulgipuder peekoniviiluga, mis on siis kaudselt, eks ju, kartulipuder on Saksamaalt ja minul on vanaema retsept, kes on Mulgimaalt, Eesti algapidi ma olen mulk ja see mulgipuder tuleb meil tõesti, ma võin ise kiita ka, et mu lapsed, mu pere, kõik on sellest täiesti vaimustuses. Kui tähtpäev tulemas, on võimalik, ütleme, oma seltskonna jaoks mõneks õhtupoolikuks kinni panna? Jaa, see ongi tegelikult meil päris populaarne, et külalisi me võtame vastu sellise laua ääres, pannakse kinni kuni 35 kohta, ütleme, maksimum me mahutame siia kohvikusse. Ja tegelikult on juba septembrikuu nädalavahetused on kinni kõik. Siin mõisapargis ja aias ringi jalutades ma juba märkasin, kui ilus on teie kohvikuterrass. Jah, see on meil nüüd täiesti uus asi valminud siin augustis alles seoses renoveerimisega, et enne meil oli keldripealne selline rohuküngas, mis ka omamoodi vahvalt töötas. Aga nüüd on meil tõesti imeilus terrass ja me oleme väga õnnelikud selle üle. Ülle, kas täna on võimalik mul ka tellida seda võrratut mulgiputru? Jaa, täitsa olemas. Jah, teeme ära. Palun, jäädisu. Suur aitäh, Ülle! Kui suratav! See on tõenäoliselt Eesti kõige kaunim mõisakohvik. Isegi mulgipuder näeb välja nagu kunstiteos. Tulge kindlasti teiegi. Head isu!